Nii, vabatahtlik töö on selline kummaline nähtus, et kõik teame, et see on vajalik. Kas siis mõne ühiskondlikult tähtsa probleemi lahendamiseks või ma ei tea, kuskil külaliikumise arendamiseks. Aga ma usun, et me kõik oleme aeg-ajalt olnud olukorras, kui meilt küsitakse või meie küsime, et kas on vabatahtlik. Ja siis on selline piinlik vaikus, isegi kell ei tiksu, lõpetab tiksumise ja mitte keegi ei tõsta kätt. Muidugi see nii dramaatiline ei ole, vahel on ka vabatahtlikke liiga palju. Ja selline, mulle meeldib selline ütlus, et või ma olen alati soovitanud, et kui sa vajad vabatahtlikku töötegijat, siis kõigepealt otsi esmalt lolli, kes selle ära teeks. Ja kui sa seda lolli ei leia, siis ole ise see loll, täitsa õige. Ja siin on nüüd meil siis heas mõttes 5 lolli jutumärkides, keda ma tutvustan ise ja kes siis täna avavad oma südamed ja heas kui halvas vabatahtliku töö võtmes. Et Kaja, lehvita. Kaja on olnud siis üle 20 aasta alkohoolikute vabatahtlik nõustaja. Ja ma tean teda tegelikult juba väga ammu ja tean ka seda aega, et kui ta pühapäeviti isegi veetis nõustajana vanglas ühte noort inimest õigele teele aidates. Ehk siis on vabatahtlikku tööd väga-väga pikalt teinud ja käesolevaks ajaks on loomulikult sellest vabatahtlikust tööst kasvanud päris suur ettevõtlus, et mis on siis nüüd uue kuue saanud, olete kolinud uude kohta selline vaimse tervise keskuse näol siis. Nii, siis Kadi. Kadi on ka üle 20 aasta vabatahtlik mentor olnud EAS ärimentor programmis. Ja võib ka öelda, et ta on tänaseks päevaks julgelt üks Eesti tuntumaid ja parimaid turismi konsultante. Ehk siis sellisest vabatahtlikust tööst on ka äri kasvanud. Ja ettevõtluskõrgkoolis Mainor 2 aastat tagasi avasid sa restorani ja hotelli ettevõtluse eriala. Et aitäh, et tulid. Maarjan tuleb lumisest Tartust. 4 sentimeetrit või 10 sentimeetrit lund on seal maas. Ja Maarjan on loovettevõtja ja turundaja, keda ma iseloomustaksin nii, et kuna me mõlemad mängime tennist, et ta on sellise tennise korraldamise täiesti hoopis teisele tasemele tõstnud, palju kõrgemale tasemele kui teised võistluste korraldajad. Ja ta on loonud ja algatanud seniajani vähemalt 2 sellist üle-eestilist sarja nagu Muffini turniir ja Elegance tenniskapp. Ja tegeled igapäevaselt siis sellise oma näolise käekirjaga kujundaja ja turundaja ja ka MKM on sult tellimusi, ma saan aru, vastu võtnud. Aitäh, et tulid. Romi-Lii on siis meil on veel 2 noorema põlvkonna esindajat ka. Romi-Lii on selline innukas vabatahtlik olnud juba gümnaasiumi ajast, kuuludes omavalitsusse ja ka ülikoolis oli ta üliõpilas omavalitsuses. Panustas hästi palju vabatahtlikku tööd, korraldas üritusi, tegi turundust. Ja ma tean, et kuna ta on ka õppinud Mainoris, siis meie turundusjuht ütles, et kui ta vaatas oma päevakava või nädalakava, et see oli nii täis koosolekuid, siis ta ütles, et ainuke rõõmus koosolek on, kui ta kohtub üliõpilase esinduse rõõmsate nägudega, et muidu on ainult töö ja rank raske töö. Aitäh, et tulid. Ja siis meil on siin üks maailmameister
tippsportlane Jasmiin, kes on tõesti maailmameister jetispordis ja loomulikult on ka hulganiselt hõbe ja kuld ja pronksmedaleid. Ja kes samamoodi sellise tihedas ajagraafikus siiski leiab aega vabatahtliku töö tegemiseks ja on algatanud hästi toreda liikumise Eesti naised spordis. Aitäh, et USA-st siia kohale lendasid meie konverentsi pärast üleeile. Nii, esimene küsimus. Lühidalt siis kõik vastavad, et miks te siia tulite. Ja mulle siis, kui ma teile selle ettepaneku tegin, siis isegi ei jõudnud oma lauset lõpetada, kui te juba vastasite jaa. Jaa, miks me siia tulime? Kus sa veel saad maailmameistriga koos istuda lava peal kõrvuti? See võiks olla üks tore põhjus näiteks. Ja ma arvan, et meil on kõigil mingi selline ühine omadus, see miski, mis sütitab, et see vabatahtlik töö on hästi oluline. Aga mõtlen, et kui ma nüüd päris ausalt ütlen, et ega siis inimesed ei tee mitte midagi siis ilma oma kasu peale mõtlemata. Ja ma arvan, et see minu jaht tuli hästi kiiresti just seetõttu, et sina aed kutsusid. Ja siis mõtlesin, et kindlasti neid olukordi, kus mul on vaja nagu aed sind kutsuda, et siis on vaja seda kohta täita kuskil mujal. Et see on kindlasti üks põhjus. Ja mina tulin ka sellepärast, et aed kutsus. Aga te maininud väga olulist seika veel, et meid viis kokku vabatahtlik töö samuti EAS-i mentorprogrammis, kus ma siis Kadi ja Aetiga koos olime pea 10 aastat mentorina. Ja need võib-olla 2 väga erineva valdkonna vabatahtliku töö osalemist on olnud mu elus väga palju mõjutanud minu elukäiku. Ja ma mõtlesin, et kui see oli üsna intrigeeriv ka ja tõesti sellest on saanud täna minu põhitöö ühest ja ma lootsin, et äkki mul on mida teile öelda. Vaatame, kuidas läheb. No ja mina tulin sellepärast, et ma olen natukene selline enesepiinaja. Mulle ei meeldi üldse esineda. Aga ma mõtlesin, et kuna teema on selline hea oma olemuselt ja see võiks ka välja peegelduda, ehk siis ma saan ennast näidata heast küljest ja siis võib-olla tahab keegi veel hakata tennist mängima ja tahab veel appi tulla korraldama. Nii et win-win. Mul on hästi sarnaselt Marianile, et sellised esinemised, eriti suured esinemised on minu jaoks hästi selline mugavustsoonist välja. Seega ka natuke selline hea võimalus ennast proovile panna ja seetõttu olen ka täna siin. Ja mulle Aet kirjutas, kui ma olin keset võistlust ja et ma vastasin talle natukese aja pärast, tuli meelde, et väga äge pakkumine oli, aga võib-olla põhimõte, miks ma tahtsin tulla, oli see, et elus juhtub kogu aeg nii palju, et tore on võib-olla korra paus võtta, vaadata tagasi ja jagada siis mingeid asju, et kus on midagi õpitud. Plus ma leian, et ma arvan, see vabatahtliku töö ja mida sa otsid sealt on eri vanuses ka erinev. Et mida sa nooremana sealt võib-olla otsid ja siis kui juba kogemus on, siis sa otsid juba teisi asju, et võib-olla jagada erinevaid perspektiive siis. Aitäh. Et Romi, ma küsin nüüd sinu käest küsimuse, et miks sa gümnaasiumis valisid füüsika, keemia ja matemaatika õppimise asemel hoopis sellise vabatahtliku töö? Jaa, minul läks väga suur ressurss nii gümnaasiumis kui ülikoolis siis üliõpilasesinduste alla ja see oligi selles suhtes nagu noore inimesena see ei olnud tegelikult teadlik valik, vaid see oligi selline, et ma tundsin ennast hästi, kui ma tegin vabatahtlikku tööd, et mulle meeldis üritusi korraldada, mulle meeldis inimestega suhelda ja sealt kuidagi ma tundsingi, et see tegevus väga meeldis mulle ja seda ma ei saanud nagu gümnaasiumis näiteks mingitest tundidest, ainetest ja seda hakkas mingi hetk märkama ka siis mu pere, õpetajad, kes kõik siis seda ka samuti nagu esile tõid, et väga-väga palju aega sai gümnaasiumist tundide asemel pandud ürituste alla, mis on siis täna minu jaoks tekitanud ka siis minu jaoks päriselt ka töö, ongi siis kommunikatsiooni, turundus ja üritusvaldkonna vallas.
ja ma küsisin Romi käest sellepärast, et ta soovib rääkida, aga mis tal matemaatikaeksamiga juhtus. Jah, kui me Aadiga enne seda konverentsi arutasime, siis jah, et mina kukkusin oma 9. klassi matjaeksami läbi ja see oli hästi-hästi pikalt minu jaoks piinlik asi, mida ma ei julgenud mitte kusagil kellelegi öelda, et see on tõesti sihuke läbikukkunud tunne. Ja ma arvasin, et ma ei ole akadeemiliselt tugev, et ma ei jõua tänu sellele mitte kuhugi, aga tänane on näidanud hoopis teistsugust, et läbi vabatahtliku töö ma leidsin ikkagi selle, mis mulle päriselt meeldis ja mida ma siis täna saan nimetada ka oma tööks. Ja ülikooli lõpetasid bakakraadi cum laude. Maarjan, et kas sa oled vahel pere arvelt ka teinud vabatahtlikku tööd? Ma teen kogu aeg seda pere arvelt, aga ma olen nutikas ka. Ma ühendasin siis pere ja vabatahtliku töö, ehk siis kui ma korraldan tenniseüritusi või erinevaid üritusi vahet pole, siis ma tassin oma pere kaasa. Ja nüüd ma olen suutnud jõuda nii kaugele, et mul on seal kuidagi lapsed hoitud, see kogukond on kuidagi ühte sulandunud, ehk siis kui ma lähen tennisekeskusesse, siis mu lapsed tunnevad ennast hästi koduselt seal. Ja lisaks sellele ma tõin mehe ka siis tennist mängima. Ja nüüd ongi väga hea, et ma ei pea enam kodus valetama, miks ma kodust ära lähen. Nii et nüüd on kõik seal. Et Kaja, vast mäletan seda, kui sul oli 2-aastane laps ja sa käisid iga pühapäeval, veetsid aega vanglas ühte noort inimest aidates, et sa kahetsed seda ka või miks sa seda tegid? See on selles mõttes natukene pikem lugu, et kui sa juba alustad kellegiga tööd, siis on sellised olukordi, kus sa ei saa lõpetada. Sa lihtsalt jätkad seda ja nad ei lase teda vangast välja ja sa pead seal edasi käima. Ja see tõesti kestis 3 aastat. Ja ma tegin seda konkreetset projekti küll väga selgelt iseenda pärast ka, sest ma tegin palju rohkem, kui ma tegelikult see roll minult oleks nõudnud. Tagantjärgi ma ütlen, et see oli nii viga, see oli nagu selge piiride ületamine, aga ma algusest peale endale nagu kinnitasin seda, et see ei ole tulemusele orienteeritud tegevus, vaid ma teen oma osa ära. Ja eks siis näis, kuidas see teine pool järgi tuleb ja tegelikult ei tulnud. Ja ma teate üldse ei põdenud seda. Et see ei olnud niisugune, nagu see oli mulle loomulikult ääretult hea kogemus. Aga kui see küsimus oli, et kas ma kahetsen, siis võib-olla see on üks väga nagu väheseid asju elus, millele ma tagantjärgi annan hinnangu, et ma oleks pidanud olema need pühapäevad kodus oma perega ja lapsega, mitte istuma Õrguvanglas. Et seda, see on päris pikk aeg, et 3 aastat iga pühapäeva hommikul räägitakse siin midagi pannkookidest ja ma ei tea, mis asjadest on ju. Sõitsin mina Õrguvanglasse ja tagantjärgi ma ei pea seda oma elu nagu parim, nagu seda panust ja seda hinda võrreldes, siis ma ei soovita järgi teha. Romi, kas oskad mõne kõige suurema õppetunni, mitte Romi, Jasmiin, kõige suurema õppetunni välja tuua, mis sa vabatahtlikust tööst oled saanud? Võib-olla siukene vastutuse võtmine osa või küsimus, et olles ise siuke perfektsionist, tihti tahaks kõiki projekte teha hullult hästi ja kõige paremini, kuidas on võimalik. Aga kuna kui sa oled juba teinud päris mitmeid erinevaid sündmusi, palju erinevaid inimesi on seal nii-öelda rühmas koos, siis mõned asjad on küll sellised, mis sa pead lihtsalt ära tegema või laskmas ka teistel ära teha. Ja võib-olla väljakutsed on aru saada ka, et mis inimesed, mis vastutuse on nad valmis võtma. Et ma ise tean, et ma olen valmis päris palju kandma, aga võib-olla osade jaoks on see juba liiga palju, ehk siis niisugune meeskonna tunnetus ja arusaamine, kuidas kogu see rühm toimima panna ja kuidas see vastutus oleks jagatud ka võrdselt. Nii et ka kõik saaks sealt õppida, et ma võin vabalt kõik ise ka ära teha, aga ma arvan, see ei ole see eesmärk siis selles olukorras seal, et sa oskaks anda seda vastutust siis ka ära. Kadi, täienda palun.
Ja kui ma mõtlen enda selle siis vabatahtliku töö alguse peale, mis sai tõesti sealt EAS-i ärimentorprogrammist alguse, siis see oli väga palju aastaid tagasi juba, nii et ma enam ei suuda meenutada seda täpset hetke, miks ma selle jah-sõna ütlesin, aga igal juhul mind tuldi kutsuma. Ja mõtlen, et sellel hetkel, et miks ma selle valiku tegin, siis see oli puhtalt see arenemise koht, on ju. Nagu teie ka ütlesite, et miks te siin laval olete, sellepärast, et see on ebamugav, on ju. Et ongi ebamugav, aga see arendab. Ja kõik need erinevad arenemise võimalused läbi selle programmi, läbi nende jagamiste, mis sa siis küll suunad ühele konkreetsele ettevõttele 6 kuu või 9 kuu perioodi jooksul, meil on erinevad programmi pikkused olnud. Ja samal ajal sa saad mentori koolituse, sa saad coach'i koolituse ja sa saad nende aastate jooksul 100+ koolitust veel Eesti parimatelt tippkoolitajatelt. Et see on olnud hästi äge selline kasvamise aeg. Ja enda jaoks on olnud samamoodi selline hästi selline konkreetne õppimise koht just see, et kust maalt seda piiri pidada, sest et meeldib ikka niimoodi all in minna. Ja mul on tõesti enda sellistest väga toredatest siis mentiidest, keda ma siis olen selle vabatahtliku tööna seal siis mentordanud. Me oleme saanud ikka väga headeks sõpradeks. Ja see on ka üks pagas, mis sa siis sealt kaasa tood. Ja mingi hetk mul on olnud ka siis vahepeal ennast niimoodi kutsun korrale, et okei, et siit on nüüd see piiri tõmbamise koht, on ju. Et sa ei saa nagu nii palju panustada, et okei, et inimene loomulikult võib-olla ootab ja pakub sulle võimalust, et tule ja aita. Ja siis mul on täitsa meeles üks kord, kui ma läksin koju ja ütlesin elukaaslasele, et tead, mul on üks hästi äge ettevõtja, keda ma nüüd mentordan. Ja siis tal oleks vaja seal turismiettevõttes teha nüüd neid asju, seal on ägedad talgupäevad ja siis tal oleks vaja remonti teha ja kõike seda. Et kui ma sulle ühel päeval ütlen, et lähme nüüd palun sinna nädalavahetusel, siis ütle mulle ei. Et ole hea, takista mind, et kuskilt maalt läheb piir. Et just seesama see eraelu ja siis selle vabatahtlikkuse selle vahel on ju. Et see on nagu narkootikum, et hakkad tegema, siis jäädki. Inimesed on nii toredad ümberringi, vaata nagu tahaks ikka nagu igale poole rohkematesse kohtadesse jõuda. Aga läheme edasi ja konfliktid. Et see on kindlasti põnev teema ja ma annan praegu kõigile sõna, vastab, kes vastab, et millised sellised suuremad konfliktid on teil tekkinud, kas siis mees-naiskonnaga, iseendaga? Ma siis alustan. Mulle meeldib mõelda tegelikult niimoodi, et kui sa oled vabatahtlik, siis see ei ole kohe nagu automaatselt, et sa oled nagu meeskonna liige ja et nüüd oleme kõik vabatahtlikud ja kõik toimib, on ju. Ei toimi alati niimoodi, et kui alguses alustad, näiteks kui me hakkasime seda kogukonda looma, on ju, siis loomulikult sa võtad iga abi vastu, mis tuleb. Aga üks hetk sa oled aru saanud, milline su meeskond on, mis see dünaamika on. Ja täna näiteks me oleme loonud mingisugused kindlad reeglid enda jaoks enne kõike, et ise ennast ohjata. Aga et seal on tekkinud mingi hierarhia ka ja ma arvan, et ega vabatahtlikkus iseenesest ei tähenda seda, et tuleb kõik soovijad vastu võtta, vaid tuleb vastu võtta need isikuomadused ja need oskused, need teadmised, mida meil päriselt vaja on. Ehk siis me ei saa ka nagu üle rahvastada oma seda vahvat meeskonda. Et võib-olla see meeskond siis enam ei toimi, kui seal on hoopis 80 inimest. Kuigi meie kogukonnas on 250 inimest. Eks sa oled siis vahel pidanud ütlema nagu vallandama vabatahtlikku? No põhimõtteliselt me liigume sinna suunda, et kui meie meeskonnas, siis näiteks juhtgrupis, on ikkagi inimesed, kes ei panusta või kellel puudub see sära, mis meil on, siis on ju loogiline tal minna lasta. Et las ta teeb neid asju, mis panevad silma särama, las ta teeb neid asju, kus ta saab panustada. Et ma arvan, et see vabatahtlikkus kui selline ei ole siis see, et tulge kõik nagu päris nii ka ei saa. Aga see on nagu minu kogemus. 2 käega nagu nõus kogu selle lause veel, et ei jõua tassida kõiki kaasa võib-olla mingitesse kohtadesse alati.
aga ma tegelikult annaks edasi sõna, sina tead, ma nagu täiesti nõus kuulasin ja ütlesin jaa. Minul küll üks selline moment tuleb meelde, ma ei tea, kas see otseselt konflikt oli, aga võib-olla natukene see, et mis on sihuke ühiskonna ootus, et kuna minu see vabatahtlikkus, millest me siin praegu räägime, siis puudutab seda mentorlust, on ju, siis eelmises paneelis nii toredasti öelda, et elukaare teises pooles olevad inimesed, just väga ilus sihukene väljend, on ju. Ja et võib-olla selline ühiskondlik ootus on, et see mentor on selline soliidne, halli peaga, soovitavalt halli habemega, kannab pükse, kindlasti meesterahvas, on ju. Ja et mul on paar korda tuldud siis küsima, et kui me oleme seal mentorprogrammis olnud, kus on päris palju inimesi, kellega sa kõikidega niimoodi üks-ühele väga tuttavaks kohe alguses ei saa, sihuke 50 inimest pundis ja siis tullakse küsima, et kes sinu mentor on? Ja siis ma esimese hooga ei saanud aru, et ei, et noh, mina olen mentor sellele ettevõtjale, on ju. Ja kui mul seda 3. korda küsiti, siis ma sain aru, et okei, ma olen 35-aastane, ma kannan kleite ja et see tähendab, et võib-olla see nagu see ei ole nagu päris ei mängi seda mentori seda nagu mõõtu välja. Et ta ei ole otseselt konflikt, aga see on olnud pigem selline lõbusad hetked. Kui seda 2. ja 3. korda küsiti, siis ma juba sain aru, et jaa, siis ma räägin oma kogemustest, on ju, et mida ma jagan ja et sihuke väike tore seik lihtsalt, mis meenus. Ma võtaks siit üle see elukaare osas, mis tõesti tundub, et noh, et kes teevad nagu heategevuslikku tööd, on hästi noored, kes käivad nendes vabatahtlike programmides, siis lõpetatakse ülikool, siis hakatakse tegema hullult karjääri, tegenima raha ja see võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et nagu see jääb pisut siis tahaplaanile ja siis jälle keskeas, kui on juba palju tehtud, hakatakse jälle panustama heategevusse. Minul oli siis täpselt vastupidi, et jah, 26-aastaselt mul algas siis see teekond, kus ma väga palju panustasin siis vabatahtlikuna, siis sellele lisandus veel pea 10 aastat EAS-i nagu mentorprogramm. Et see oli, ma arvan, et tegelikult peaks käima niipidi, nagu ma algselt kirjeldasin. Et see konflikt tuli minul sellest, kus ma selgelt ühel päeval ja see sain aru, et mu elu ei ole tasakaalus. Et ma panustan tegelikult sinna ütleme teistpidi. Ma ei panusta sinna, kus ma oma eas ja rollis peaksin kõige enam panustama. Ja et sellest vabatahtlikust tööst sai, ma tegin seda sellise kirega ja ma olen analüüsinud seda, et miks see oli äge. Seesama EAS-i mentorprogramm, super, kui 3 asja, mille kohta öeldakse, et mis muudavad su elu, see kõlab jaburalt, aga see oli üks nendest oli EAS-i mentorprogramm just nimelt selle väga ägeda seltskonna pärast, nende koolituste pärast, et ta oli väga tasakaalus tegelikult, et mida me panustasime oma ajaga ja mida me sealt vastu paneme. Mina vähemalt hindan. Aga jällegi, et on üks väärtus, mida ei saa raha eest osta, see on aeg, et sinna läks märkimisväärselt palju aega. Ja teine pool siis oli see, mis oli, Aet juba mainis, et ma olin 20 aastat vabatahtlikuna isiklikel põhjustel seotud siis sõltlastega. Ja teate, ega seal oli ka äge, et ma tagantjärgi ikkagi väga nagu mõtlen selle peale, et see tunne ja teate, oma ema aiaalust rohida ei ole üldse nii äge, päriselt ka, kui olla kuskil mingite ägedate inimestega teha ja kindlasti saada ka seda niisugust tunnustust ja imetlust, et kindlasti siin on üks osa selles, et vabatahtlikuna kui me oleme nagu tiimina töötame, siis see energia, mis seal tekib, on tegelikult väga äge. Juhina võin ma öelda, et täna siis tõesti, et minu siis vabatahtlikust tööst on tänaseks siis juba viimased 9 aastat saanud minu põhitöö. Oluliselt keerulisem juhtida. Vabatahtlikke kui inimesi, kelle sa tööle võtad, eks ju, et eelmine nädal lõppes konkurss 688 kandidaati ühele kohale, valid sealt parima ja ütled, kuidas on. Vabatahtlikega töös ei ütle sa, kuidas on. Sa tegelikult pead olema väga palju parem kaasaja, leidma kompromisse, et inimesed järgneksid,
tahaksid teha seda koos sinuga, et ma praegu hindan seda kogemust vabatahtlikku nagu ühe organisatsiooni juures, mida me siis lõime ja seal oli niisugune rahaline pool oli täiesti null. Kui ma siin ka eelkõnelejaid kuulsin eelmises paneelis, et see raha teema on hästi MTÜ-sest teema, on ju, siis minul oli õnn kuuluda sellisesse MTÜ-sse, kus raha ei tohtinud võtta ega raha ei tohtinud anda. Ja kui me läksime Merike Martinsoni juurde, panime aja kinni, ta oli siis abilinnapea ja ta ei saanud aru, miks me tulime. Ja me tegelikult tulime nagu rääkima, et mida me teeme ja mis nagu Tallinnast on üks organisatsioon, millega tegeleb. Ja siis ta vaatas meile otsa, et te olete esimesed inimesed, kes tulevad ja ei taha minult raha. Et see tegelikult oli hästi, mulle väga-väga meeldis ja nüüd siis, kui mida ma olin teinud 20 aastat vabatahtlikuna, ma hakkasin küsima selle eest raha. Ma pidin enda sees ikka väga tõsise sellise sisekaemuse ära tegema, et et kuidas siis nüüd nii, et kuidas ma selle eest siis nüüd äkki raha küsin ja ma tegin endaga selle asja üsna selgeks ja jõudsin selleni, et ma olen 20 aastat panustanud, et ma võin nüüd raha küsida küll. Nii tore koht, mida sa jagasid. Minu sees on samamoodi olnud see, et teed siis vabatahtlikuna seda mentorlust ja siis, kui ühel hetkel tuli, ma ei tea, 10 aastat võib-olla oli juba täis, kui tuli telefonikõne, et kuule, et kas sa oled nõus tulema meile mentoriks, et me maksame sulle 100 eurot tunnis, on ju, pluss käibemaks. Ja et siis on nagu nii palju tunde, on ju. Siis ma võtsin mõtlemishetke, siis mõtlesin, et oota, ma ju ei tee seda asja raha pärast. Ja ma ikka natukene, ma sain aru, et siin nagu sisemine väike heitlus käis, on ju. Et loomulikult, et on mentorid küsivad 500 eurot tunnist ja on ka väga okei, on ju. Aga et lihtsalt see, et ma ei valinud seda teed selleks, et see kasvaks välja minu tööks. Et nii huvitav, tore, et sa selle välja tõid. Ja, et mul ka meenus, et selline hetk on elus olnud. Ja ma mäletan, et Kaja ütles kunagi, et see aasta, kus sa kõige rohkem vabatahtlikku tööd tegid, oli sul ettevõtluses kõige edukam aasta. Jaa, see oli tõesti väga huvitav. Oli üks aasta, kus ma tean, me olime juba EAS-i mentorprogrammis, siis mul oli see teine MTÜ, ma lõin uut ettevõtet ja see, seda aega, reaalselt oli ainult magamise aeg. Ja sellele vabatahtlikule tööle kulus nädalavahetused, kulusid õhtud. Ja kui ma siis ettevõtjana oma tulemused aasta lõpust kokku lõin, siis ma sain aru, et keegi kuskil nägi. ja andis mulle tegelikult väga eduka aastaga ettevõtluses, mis ei olnud tol ajal siis absoluutselt teine äärmus üldse selle valdkonnaga seotud. Jasmiin? Jaa, ei, ma oleks peegeldanud just teistpidi, et ma tunnen, et kui me räägime, et noorena teed seda vabatahtlikku tööd, siis tekib mingi paus ja siis jätkad kunagi. Et kui see algne faas võib-olla on kogemuste pärast ja nii edasi, siis ma leian, et seal tihti võib tekkida mingi selline konflikt, et su ekspertiis juba kasvab, sa paned oma aega sinna meelelt, et me oleme Roomiga mõlemad sellest varem ka rääkinud, et mingi hetk tekib selline tunne, et kui seal ümber on inimesed, kes saavad selle töö eest palka, et sa teed justkui nende töö ära ja siis pead naeratama ka veel ja kas sa saaksid palun seda ka teha. Et sa oskaks seda piiri siis endale pidada, et palju sa reaalselt võid panustada ja saad ja et sa julgeksid ka öelda, et ei, et ma ei saa kogu sinu tööd ka ära teha, et vabatahtlikuna sa teed sedagi, ongi siis kas kogemuse pärast või enesetõostuse pärast või kontaktide pärast. Aga et seal peab olema ka piir, et sa endast kõike ei annaks ja siis tunned, et võt, ma ei tea, peaks nagu saama tasu sellest, siuke tunne varsti on. Ja ma lisaks siia seda ka, et meil siis üliõpilasesinduses oli ka see, et inimeste eesmärk vabatahtlikku tööd tehes on hästi erinev. Kes tahab seda teha kuuluvuse pärast, mis on ülikoolis hästi tavaline, kes teeb seda, ongi kontaktide, kogemuse, kõige pärast. Ja nüüd ongi nagu see, et kuna inimesed ja need soovid on nii erinevad ja sa ei maksa neile palka, siis see dünaamika nagu tööle panna on ka omamoodi süke konflikt, et meil näiteks oligi 15 üliõpilasesinduse liikmest reaalselt panustas 4. Ja kõik ülejäänud lihtsalt tahtsid kuhugi kuuluda, kuidagi teistmoodi nagu panustada, et ka see on nagu konflikti koht, kus
kus vabatahtlikus töös sa võib-olla vahepeal ei saa valida, kellega sa koos töötad või pead hästi leidma need viisid, mis on tema tugevused, minu tugevused ja need kuidagi siis koos toimima panna. ja või siis see erinevus, et sa ise tunned, et sinu jaoks on okei, et väga palju panustada, võib-olla osad tahavadki ainult tükikest sinna, et sa oskaks sellest aru saada, et kui palju keegi panustab ja sa ei saa oodata, et nad panustavad sama palju kui sina või sama vähe või igatahes, et sa pead oskama lugeda seda rühma. Selle täienduseks me tegime oma juhtgrupis ka, kuna me oleme nüüd siis kasvanud ja aru saanud, et kuidas see grupp peaks toimima, siis me tegime endale reeglid, et kui keegi soovib juhtgrupiga liituda, siis ülejäänud juhtgrupi liikmed peavad 100% kõik nõustuma. Ja kui nad ei nõustu, kui nendest on üks, kes ei nõustu, siis me ei võta seda liiget. Ja see on juba ka toimunud, et meil oli üks väga tore inimene, kes soovis liituda ja kahjuks 2 inimest ütles, et neile ei sobi. Ehk siis see ja teine tingimus, mille me seadsime, on see, et see uus inimene, kes soovib liituda, me peaksime teda tundma, ehk siis ta peab olema meie klubi liige olnud vähemalt 2 aastat. Ja see annab meile nagu ka selle, et me ei võta nagu põrsast kotis. Et sellised reeglid aitavad ka. Kas vabatahtlik töö peaks olema üks osa haridusest, kohustuslik hariduse osa, mis te arvate? Noore inimese ma ütleks kindlasti, et vabatahtlik töö annab hästi palju praktilist kogemust. Et kui sa lähed loengust loengusse, tunnist tundi, siis sa saad hästi palju seda teooriat. Aga vabatahtlik töö, et sa saadki kogeda hästi palju läbi, et samamoodi sa pead vabatahtlikus töös samamoodi finantsplaane, turundusplaane, erinevaid asju läbi tegema. Et mina ütleks, et kindlasti siuke praktiline pool peaks olema üks osa haridusest. No see on justkui nagu tasuta elukool korraks mingis siukses simulatsioonis, et ma arvan, et see kindlasti annab oskusi igatepidi eluks. Paljudel võib-olla esimene ettevõtluse vorm üldse on ju, et kuidas midagi toimib. Ehk siis on vastus. Ma vahepeal küsin, kas saalist on tekkinud mõni küsimus? Nii palju. Aga kas teil on tuua mõni näide, kus kogemus vabatahtlikust tööst aitas ettevõtluses mingi tohutult suure konflikti lahendada või mingi probleemi ellu viia nii, et teised ei saanud arugi, et mina ütleks seda, kuna mul on nii palju erinevaid neid vabatahtlikkuse kohti olnud, kus ma olen käinud ja põhitegevus on mul ikkagi sport olnud, siis ma olen suutnud igalt poolt võtta erinevaid nagu lahendusi, ongi kuidas mingid meeskondasi juhtida, mingid programme on kasutatud ja need võtnud nagu endale ja kohandanud, kuidas mul meeskonnas sees need võiks toimida. Ehk lihtsalt see teadmiste pagas, mis on olnud erinevatel inimestel, et ma olen püüdnud leida jupikesi, mis mulle meeldis, mis toimis, ma tundsin vabatahtlikuna, et ma tundsin ennast hästi, see võiks toimida ja olen nagu proovinud seda ise rakendada. Ehk siis lõppude lõpuks ma tunnen, et ma olen nagu väga hea vormis endale kokku saanud, mis toimib nüüd, aga see on tulnud läbi väga palju erinevate inimeste, erinevate projektide. Et see on minu, mis ma olen saanud seal. Võib-olla lisan ka siia, et ongi, et vabatahtlikus töös sa põhimõtteliselt saad vabatahtlikult kogeda erinevaid olukordi, et kui sa lähedki noore inimesena juba töömaastikule, et sa annab hästi hea aluse sellele, et kui sa oled juba mingid asjad läbi teinud, kogenud, et siis samamoodi töövestlusel küsitakse tihtipeale, et too näiteid, aga noore inimesena sa ei saa neid näiteid kuskilt võtta, kui sa ei ole kuskilt töötanud, ehk siis minul on kindlasti läbi vabatahtliku töö näiteks töövestlustel kindlasti olnud abiks, et mingeid olukordi või õppimisi nagu välja tuua. Võib-olla praktiliselt nagu jagaks seda, et ma olen käinud ka Eesti Televisioonis vabatahtlikuna ja siis erinevaid ka muid meediaprojekte teinud ja miks see on tark olnud, siis ma mõtlesin, et kui ma olen nagu spordis, ma tahaks aru saada, kuidas see meedia toimib ja kuidas meediasse jõudakse. Ja nüüd, kui sa teed seda vabatahtlikku tööd, näed justkui seda taustasüsteemi, siis täna ma nagu tean, kuidas kelle juurde peaks pöörduma, kes selle üldse otsustab. Ehk siis sa nagu käisin luurel nii-öelda. Mina lihtsalt kuulan ja rõõmustan ja et kuna ma olen ettevõtluskõrgkoolis Mainor hotelli ja restorani erialajuht, ma tahaks, et kõik tudengid oleksid sama entusiastlikud ja motiveeritud ja valmis erinevaid praktilisi kogemusi saama, sest et ma arvan, et see annab väga olulise kogemuse ikkagi, et ja kõik need read seal CV-s samamoodi, et ühel hetkel tulevad kasuks. Lihtsalt tahtsin oma rõõmu jagada.
mina tahaksin tuua siia sisse vaimse tervise. Igapäevaselt viin ma läbi tööalase rehabilitatsiooni hindamisi inimestele, siis, kes on osalise töövõimega ja peamine eesmärk siis ja ootus riigil on sellel teenusel see, et inimene naaseks tööturule. Ja kõige esimene küsimus alati, mille me küsime, on see, et inimene on sügavas depressioonis, ta on töötu ja ma küsin tema käest, kas sa mõne vabatahtliku tööga tegeled. Ja nende vastused, et üks on siis, et ei, ma ei tegele ja kui see vastus tuleb siis inimene on tulnud mulle uksest sisse nagu täiesti nagu lootusetus seisundis, et tööle ei saa ja vaimne tervis on käest ära ja siis ta hakkab mulle rääkima, kuidas ta kuskil organisatsioonis teeb vabatahtlikku tööd ja ta muutub silmnähtavalt mu silmadel. Ja see on mind hästi palju julgustanud ka ennast esimese asjana neile inimestele, kes tegelikult tahaks ilmselt tööle saada ja riigi ootusena, et nad saaks tööle. Et ärge jääge nagu sinna koju lõputult neid CV-sid saatma või ootama seda, et millal teie ettevõte ükskord nüüd tööle hakkab, eks ju, et teil on täna palju ettevõtteid, võib-olla teie hulgas neid, kes alles alustavad ja tavaliselt see alustav ettevõtja on üsna üksi, et sellisesse vabatahtlikku organisatsiooni vahet ei ole, mis valdkonna omasse tegelikult, mis teile on südamelähedane, et tulla välja ja panustada sinna ja minu jaoks endal sai ettevõtjana ta tegelikult alguse niimoodigi, et ma olin noor ettevõtja ja liitusin EAS-i mentorprogrammiga. Et ta meie vaimset tervist võib väga-väga olulisel määral toetuda. Tõste käed püsti, kes on vabatahtlikku tööd teinud? Oh. Nii, kätemeri. Siin tuleks ja. Kes on teinud seda, kui nad on olnud töötud? Äge. Ei, väga äge. Öelge igaüks üks soovitus neile, kes seda pole veel teinud, et miks te soovitate teha veel mida, mis siin pole veel kõlanud? Äkki tuleb veel midagi? Mina võin öelda, et ma tunnen, et ma ei muuda maailma sellega, aga ma olen kasvatanud enda ümber kogukonna, kes jagab samu väärtusi ja huvisid. Ja see on kingitus, mille ma saan anda edasi ka oma väikestele armsatele lastele. Hästi isekas. Ma arvan, mina võtaks siit siukse mõtte, et see on andnud nagu võimalus õppida uut valdkonda täiesti, kuna see on nagu vabatahtlik töö, et mingid valdkonnad, kus ma olen läinud, ma ei teadnudki enam sellest palju ja läbi selle protsessi ma olen saanud teada, mis see on, kes seal on, kui suur see on ja sealt võib-olla tulevikuks on seal kas mõni uus töökoht või uus kontakt, et põhimõtteliselt see annab võimaluse jälle midagi uut proovida. Ma eeldan, et siin ruumis on mitmeid lapsevanemaid, sealhulgas ka mu enda ema. et ma võib-olla just nagu noore inimesena võib-olla soovitangi seda, et mõista oma lapsi niisuguses olukorras, et kui ta ongi milleski tugev ja hea, et siis see aeg ja panus, mis ta sinna alla paneb, et eks ikka mu vanemad tahtsid ka, et ma oleks võib-olla rohkem viitel õppinud gümnaasiumis, aga see, et nad mõistsid ja nägid, et ma teen midagi, mis mul väga hästi välja tuleb, siis see on see, mida ma täna ka tööna teen. Minu oma kogemus lihtsalt on olnud selline, et ühes organisatsioonis õppisin ma oma kasu püüdmatut abistamist. Et see tõesti oli see, kus ma ei läinud sinna seltskonna pärast, ausõna mitte. Aga nendest inimestest said minu parimad sõbrad tegelikult aastateks ja ma leidsin sealt väga-väga palju häid sõpru. Ja siis see teine pool oli see, kus ma läksin selgelt oma kasu pärast. Absoluutselt ei tee sellest mingit saladust. Ja see hind tuli sinna keskele siis kokku, aga kindlasti ma siiski usun, et mingisuguses ajaetapis on väga oluline panustada ikkagi ühiskonda vabatahtlikuna, et see vaimselt rikastab inimest väga palju. Ja see, et kas meid väärtustatakse piisavalt, teate, me peame ise ennast väärtustama seda tööd tehes ja see ei ole, ta ei tohiks olla niisugune vorsti vastu tegevus, siis see ei ole ju enam hea tegevus. Et see on minu arvamus ja minu kogemus.
ja siit kõlasid juba läbi see eneseareng nagu mega võimalus areneda, on ju. Ja see, kui me ettevõtjana siis oleme ühe ettevõtte eesotsas, siis ühel hetkel tekib selline võib-olla natuke nagu piiratud vaade, et sa võib-olla ei saa kõikidest nendest, ma ei tea, uutest ärimudelitest, trendidest ja millest kõigest veel siis nii palju aimu, on ju. Või sul ei ole julgust üksinda katsetada. Et täna on ikka päris tore teada, et ma olen olnud kõrval rohkem kui 100+ erinevale Eesti turismiettevõtjale ja need on olnud hästi põnevad teekonnad, kõik on olnud konfidentsiaalsuslepingu all loomulikult, on ju, et see tähendab, et ühed kogemused ei lähe teistesse üle. Küll lähevad nagu mingid sellised väiksed teadmiste killud kuskile üle. See on üliäge ja kõik need sõbrad, et mis sealt on välja kasvanud. Meil on oma investorite klubi, meil on oma naisettevõtjate klubi ja veel lihtsalt nagu nii palju häid sõpru, et kellele sa võid iga kell helistada ja sa tead, sa saad vastused kõikidele küsimustele või siis helistad ja kutsud siia lava peale näiteks. Ja, et siis lisaks sellisele natukene omakasupüüdlikkusele ja omakasupüüdmatusele ja kogemustele tegelikult see vabatahtlik töö lisab elule ka tohutult õnne ja rõõmu. Ja minu üks lemmikraamatutest ja filmidest ka, mis on raamat Õnnest, et seal on kirjeldatud sellist California Riverside ülikooli uuringut, et kus siis öeldakse, et kui sa teed head iseendale, siis üks päev oled õnnelik ja rõõmus. Aga kui sa teed head teistele, siis see õnne ja rõõmu tunne kestab 4 nädalat kauem. Ehk siis 4 nädalat versus 1 päev. Ja tõesti lõpetakski sellele, et kui sa tahad olla rõõmus ja õnnelik, et siis tee ka vabatahtlikku tööd. Ja kogu see saal siin ongi rõõmsate õnnelike nägudega ja meie samuti, et jätkame samas vaimus. Aitäh, et tulite ja kuulasite. Ja nüüd on meil suur õnn ja rõõm, et me saame ka pausile minna.